Kasein värvi alla peab käima ka kaseinkrunt. See ühtlustab värvitud pinna lõpptulemust ja vähendab ka aluspinna imavust. Kallame kõigepealt kaseinkrundi pulbri valmistatavast krundist suuremasse nõusse. Segame läbi. Ja lisame sooja vee. Vesi peaks olema taas umbes 50 kraadi. Kõigepealt lisame umbes 1/3 valmistatavast lisatava vee lõppkogusest ja segame korralikult. Nüüd jätame selle krundi seisma umbes pooleks tunniks. Kui katsudes ei ole enam tunda kaseini tera, võib lisada ülejäänud veekoguse. Nüüd on meil krunt valmis ja võib hakata seda seina kandma. Meil on siin tegemist 30ndatel lubikrohvitud seinaga ja kuna meie eesmärk ei olnud saada täielikult siledat seina, siis me seda üle pahteldama ega üle krohvima ei hakanud. Siin on tehtud lihtsalt väiksemaid krohviparandusi ja üldiselt on jäetud sein nii, nagu ta oli. Nüüd kõigepealt tuleks maha pühkida lahtine liiv ja tolm. Selleks võib kasutada näiteks harja või siis ka tolmuimeja. Kruntida tuleks altpoolt üles, et vältida veenirede tekkimist ja pind tuleks siis niimoodi korralikult üle käia. Kruntimiseks on hea kasutada pintslit ka sel põhjusel, et kõik lahtised tolmuosakesed tulevad sel juhul seinast maha.